Täna oleme tulnud siis Põlvamaale siia Ihamaru külla 2013. aastal tehtud lageraie langile, kus siis eelnevalt on olnud küps männimets ja nagu näha, siis peale lageraiet tehti siin maapiirne ettevalmistus, siia tehti männikülv, kuna on näha, et looduslikult kask sellisel viljakal maapinnal nagu see siin ikkagi päris jõuliselt pressib peale, on siin suhteliselt tagumine aeg teha esimest valgustusraiet. Kuna siin ennem okaspuu mets olnud, siis me tahame siin ka nagu tulevikus okaspuu metsa kasvatada. Tänapäeval osad metsaomanikud on päris aktiivsed, on ka ise enda metsa majandamisest, hooldamisest huvitatud, et kui näiteks ise siin tööd teha, et siis võib-olla silmas pidadagi seda, et ikkagi mändide pealt see kask ja lehku, kiire kasvuline lehku ära võtta, et mändid oleks ruumi siin kasvada ja võib-olla erametsaomanikul oleks seda tööd kõige lihtsam teha varakevadel, enne kui tuleb see kasvuperiood ja puud hakkavad roheliseks minema. Erametsaomanikud, kellel ei ole aega või soovivad abi, siis saavad pöörduda lähima metsaühistu poole, kus saavad siis professionaalset abi nii noorendiku hooldamisel kui ka siis toetuste taotlemisel. Oleme Põlvamaa metsaühistu liikme metsas. Tegemist on veidi alla 25-aastase kaasikuga, kus on tehtud 2 korda läbi hooldusraied. Esimest korda sai tehtud 2013. aastal valgustusraie, esmakordne, ja enne seda oli siin paras tihnik ja praktiliselt läbipääsmatu puistu oli siin. Ja nüüd 2018. aasta kevadel sai tehtud täiendavalt valgustusraie ja tagapool olevas metsaosas sai tehtud siis ka juba harvendusraie, kus sai ka välja raiutud müüdavad kasepaberipuud. Metsaomaniku eesmärk on tulevikus ka tulu teenida ja selle hooldusraiete käigus on võimalik säilitatakse tulevikupuid, mis tulevikus annavad ka suuremat tulu metsaomanikule. Metsaomanik saab metsaühistust nõuannet, kuidas neid töid teostada ja metsanduse konsulent saab tulla koha peal näidata, millised puid välja raiuda, millised mitte, millised jätta. Ja teiselt poolt, kui metsaomanikul ei ole aega töid ise teha, siis on võimalik ka töid teha metsaühistu kaasabil. Metsaühistul on koostööpartnerid olemas, kes aitavad tööd ära teha. Ja seeläbi on võimalik ka taotleda nendele hooldusraietele ka toetust, mis kompenseerib tööde maksumust ja saavad paremad puud tulevikus kasvama.